Nii, tere õhtust kõigile ja täna siis lõpetame selle ajutervise seeria kokkuvõtted siis doktor Stacy 4-osalisest seeriast. Meil siis jah, läks tiba kauem, tuli kokku 6 osa ja ma julgen lubada, et me täna mahume poolde tundi. Loodan teha nii, et mahume, aga kui läheb kauem, siis läheb kauem. Aga ennem kui ma jagan seda presentatsiooni, siis jagan teiega, ma usun, et te seda kõike teate, aga kuna see on nii tähtis ja oluline, siis eelmine nädal oli Lifewave'i ajaloos kindlasti märgilise tähtsusega ja oluline. Nimelt tuli siis Ameerikas vabamüüki. Esimene kord oli vastavalt siis ränkidele ja limiteeritud kogus 500 valgusveemasinat ja seekord siis vabamüüki ja juhtus siis selline ootamatu lugu, et 2 tunniga olid need masinad läbi müüdud. Ma ei tea, kui täpsed need andmed on, neid päris ametlikeks ei saa pidada, aga käis läbi number 20 000 oli neid veemasinaid, mis muidugi arvestades, kui suur on Ameerika, on imeväike number. Aga seda, et nad 2 tunniga otsa saavad, seda päris ei oodatud. Ja nüüd on siis oote järjekord. Masinaid tuleb juurde. Hoian ka siis läbi LV Grupi kogu infoga teid kursis. Aga miks see on meie jaoks oluline, on siis jah see, et kui see masin nüüd päriselt Ameerikas on olemas, siis me saame sellest masinast ka kõva häälega rääkida ja seda ma kavatsengi siis teha järgmisel esmaspäeval samal ajal kell 8. Info tuleb jälle LV Gruppi koos lingiga ja räägime siis sellest imelisest masinast. Aga see on siis järgmine esmaspäev. Täna on teine teema ja teema on siis meie aju tervis. Ja jätkame siis sealt, kus me eelmine kord pooleli jäime ja rääkisime siis toiduainetest, mis vähendavad oksüdatiivset stressi. Nimelt oksüdatiivse stressi vähendamine on oluline meie aju tervise seisukohalt ja need toiduained olid siis mustikad, granaatõunad, roheline tee, põldmarjad, tumedad kirsid ehk siis sellist tumapunast värvi, mitte need murelid samamoodi, mitte siis need murelid, mis on siis kollased ja punase põsega. Ja matša on siis kontsentreeritud rohelise tee pulber, millest saab siis teha jooki. Ja need toiduained aitavad siis ajul puhastuda jääkainetest, kaitsevad ajurakke ehk neuroneid ja aitavad säilitada mentaalset selgust. Jätkame siis täna veel toiduainetega, mis on meie aju tervise jaoks tähtsad ja olulised ja need on siis polüfenoolide rikkad toiduained. Ja nemad siis kaitsevad sünapse. Sünapsid on siis ühenduskohad närvirakkude ehk neuronite vahel, mis siis võimaldavad rakkude vaheliste signaalide edastamist, seda, et siis rakud vahetaksid omavahel signaale, suhtleksid, vahetaksid infot. Ja polüfenoolide rikkad toiduained, mõningad on siis marjad, taaskord roheline tee
oliivõli. Siin kohe lisan juurde, et oliivõli peab olema kindlasti külmpressi, esimese pressi extra virgin oliivõli, soovitavalt siis, vabandust, orgaaniline ja kindlast allikast, sest oliivõli on meie kõrval üks võltsitumaid toiduaineid. Punane kapsas, siis tume šokolaad ja vähemalt siis 70%-lise kakaosisaldusega ja neid toiduaineid tarbides ei ole siis vaja lugeda kaloreid, vaid seda, et meie ajus toimiksid signaalid. Siis omega-3 rasvhapete rikkad toiduained toetavad siis sünaptilisi membraane, neurotransmitterite signaliseerimist, meie kognitiivset vastupidavust. Ja mis toiduained on siis omega-3 rikkad? Need on siis rasvased kalad, metsik lõhe. Taaskord jälle rõhutan, et metsik looduses, mitte kasvanduses kasvanud. Kasvanduse lõhesid toidetakse, jah, kurat teab millega otse öeldes. Ja lisaks siis igasugused antibiootikumid ja mida kõik neile nagu farmiloomadelegi toidetakse, sisse söödetakse. Sardiinid, anšoovised, kindlasti ka heeringad. Taimset päritolu omega-3 allikad on siis chia-seemned, linaseemned siis kindlasti jahvatatult või jahuna ja kreeka pähklid. Ja kõik need toiduained siis toetavad kommunikatsiooni meie ajus, mitte ainult ei anna energiat. Siis toiduained, mis toetavad trükiviga, vereringet ja hapnikuga varustatust ja parem verevarustus soodustab siis meie aju paremat detoksit, puhastamist. Puhas veri omakorda edastab selgemaid signaale ja sellised toiduained on siis punane peet tänu siis oma lämmastik oksiidi sisaldusele, spinat siis kindlasti hautatud või vähemalt kummutatult, mitte toorena, tsitruselised, rukola, küüslauk ja tumerohelised köögiviljad, erinevad siis lehtköögiviljad, lehtkapsas näiteks. Siis jälle risti vastupidise poole pealt toiduained, mida vältida, kui me räägime meie aju tervise toetamisest. Ja need on siis toiduained, mis põhjustavad kehas põletikku, tugevalt töödeldud toiduained, rafineeritud toiduained, rafineeritud suhkur, rafineeritud riis, kaerahelbed, igasugused hommikuhelbed. Need siis kõik muutuvad kiiresti kehas suhkruks, liigne alkohol ja rafineeritud süsivesikud. Praktiline nõuanne, mida siis siit tänases Zoomis kaasa võtta, oleks siis see, et alustada samm-sammult ja sellel nädalal valida siis üks nii-öelda hea rasv, mis siis alandab põletikku, üks antioksüdantide rikas toiduaine, millised nad on, saate siis eelnevatest Zoomidest järgi vaadata või oma märkmetest, kui te olete neid ennem jälginud. Ja üks siis omega-3 rasvhapete rikas toiduaine.
Ja järjekindlus on siis kindlasti olulisem kui intensiivsus. Samm-sammult, igapäevaselt mõelda, mida te sööte ja kuidas saab oma toidusedelit sättida siis selliselt, et seal oleks rohkem selliseid toiduaineid, mis meie ajutervist toetavad ja vähendada või siis mingil hetkel ka täiesti loobuda nendest toiduainetest, mis siis teevad vastupidist, tõstavad põletikutaset ja ei ole meie aju toetavad. Kokkuvõtteks siis, et aju puhastamine läbi toiduvaliku puudutab siis põletiku alandamist, sünaptilise selguse kaitset, aju hapnikuga varustatuse parandamist, puhastusteede toimimise toetamist, et aju saaks ennast puhastada ja mitte dieet, mitte keelud, vaid signaalide toetus. Ja jagan siis mõningaid väga põnevaid ajuuuringuid, millel doktor Stacey peatus oma ajuteemalises Zoomis. See oli vist 4. osa, kui ma õigesti mäletan. Ja mida need põnevad uuringud ja paraku siis need uuringud on lükatud nii-öelda kalevi alla, mitte laialt avalikustatud. Ja värsked uuringud näitavad siis, et näiteks intervallpaastumine, intermittent fasting inglise keeles, mitte siis ainult ei aita kontrollida kehakaalu ja seda alandada, lihtsalt siis, kes ei tea, mis see tähendab, see siis tähendab seda, et igasuguseid neid meetodeid on erinevaid, aga näiteks süüakse siis, päevas on meil 24 tundi, süüakse siis 8 tunni jooksul ja ollakse söömata ülejäänud 16 tundi. Neid ajaaknaid saab siis igaüks reguleerida vastavalt siis endale sobivale, aga ise olen seda rakendanud paar aastat ja minu jaoks see tähendab siis seda, et ma söön 2 korda päevas ja lõunasöök on siis kuskil kella 3, 2-3 aeg ja siis ma rohkem ei söö ennem kui siis järgmisel hommikul. Ja mitte siis ainult kaalukaotus, seal on veel palju mitmeid erinevaid kasulikke faktoreid, aga see uuring siis näitas seda, et selline toitumisrežiim sõna otseses mõttes teeb sinu ajule restardi, taaskäivituse. Ja huvitav oli siis ka see, et need muutused, mis siis paastumise ajal või käigus toimuvad ajuosades ja just nimelt nendes ajuosades, mis siis reguleerivad meie söögiisu ja meie sõltuvusi. Nii et toimub ka siis sinu tahtejõu taaskäivitus, nii et muutub oluliselt kergemaks teha paremaid valikuid, tervist ja sealhulgas ka aju tervist toetavaid valikuid. Paraneb siis meie soolestiku mikrobiomi kvaliteet, et meie võib-olla isegi esimene aju ei ole mitte peas, vaid on meie kõhus, meie soolestikus. Väheneb siis soov süüa rämpstoitu. Head bakterid aitavad teha tervislikumaid toiduvalikuid, nii kummaliselt kui see võib ka kõlada. Seda see uuring näitas ja ümber häälestatakse kogu aju ja seedesüsteemi vaheline kommunikatsioon.
Tihtipeale, miks inimesed söövad üle, miks inimesed tarbivad toiduaineid, mis ei ole tervislikud ja kasulikud. Põhjuseks on see mitte inimese tahtejõud või tahtejõuetus või inimese iseloom, vaid see, et signaalid, mis siis toimuvad meie aju ja seedesüsteemi vahel, on häiritud ja neid signaale tegelikult häiritakse ka teadlikult. Toiduainetööstus on sellele väga palju aega ja raha kulutanud. Töötavad teadlased, kes töötavad siis välja selliseid toredaid toiduaineid, toite, mis siis tegelikult neid signaale segavad ja põhjustavad ületarbimist, ülesöömist ja igasuguseid sõltuvusi. Nii et kõige selle eelneva põhjusel, mis siis see ajuuuring näitas, mille ma siin just ette lugesin, on intervallpaastumine tõhusam kui mis tahes traditsioonilised dieedid. Ei ole mina isiklikult kunagi ühtegi dieeti pidanud ega ühessegi dieedisse uskunud. Nii, nüüd räägime jälle ühest praktilisest ülesandest, ühest praktilisest nipist või võimalusest, kuidas me saame oma aju treenida, toetada ja toetada siis aju funktsioone selliselt, et ka vanemas eas oleks meie aju võimalikult heas konditsioonis ja töökorras. Ja mina praktikuna loomulikult, nii kui ma sellest kuulsin, kohe tegin. Täna tegin ka, tegelikult peaks seda iga päev tegema ja kindlasti ma võtan endale eesmärgiks seda sama harjutust teha siis, kui mitte iga päev, siis vähemalt paar korda nädalas. Ja ärge seda praegu tegema hakake, siis hajub tähelepanu, aga saate siis pärast järgi vaadata või teha märkmeid ja üles kirjutada, kuidas seda tehakse. Kõik on väga lihtne ja see ongi siis tegelikult ajugümnastika. Vaja on meil siis 2 puhast paberilehte, 2 pastakat või pliiatsit ja kui inimene on paremakäeline, see praegune juhend on paremakäelistele, vasakukäelised teevad siis risti vastupidi ja ehk siis vasaku käega paberilehele hakkad siis kirjutama numbreid 1–20. Doktor Stacey näitas versiooni, kus numbrid olid kirjutatud üksteise alla. Ka mina tegin niimoodi, sellist tavapärast vasakult paremale kirjutamist ma ei ole proovinud, mis siis kindlasti ei ole ka välistatud. Ja parema käega hakkad siis kirjutama samal ajal tähestikku aasta alustades. Ja eesmärk on kirjutada numbreid ja tähti täpselt samal ajal. Mitte nii, et kuna parem käsi, kui sa oled paremakäeline, on sinu dominantne käsi ja parema käega numbrite kirjutamine on lihtsam, tähtede kirjutamine on lihtsam kui vasaku käega numbrite kirjutamine, siis seda tuleb teha võimalikult sünkroonis. Väga huvitav kogemus. Esimene kord oli eriti põnev ja tegelikult jah, aju hakkab tõsiselt protesteerima, teatades, et see ei ole võimalik, sest tegelikult ajule ei meeldi 2 käsklust korraga, et tuleb teha midagi korraga samaaegselt. Ja selles olukorras ei saa aju tugineda ka mitte harjutustele, vaid
siin peaks olema harjumustele. Ning niimoodi tegelikult sünnivadki siis need uued ühendused meie ajus ja lõpptulemusena paraneb meie aju kapatsiteet, võimekus. Ja eriti hea harjutus on see siis vanemaealistele. Ja veel üks, seal on ka ajamõõde, et kas siis arvutiga või kellaga või stopperiga võiks siis panna selleks ajalimiidiks 5 minutit. Võin nii palju öelda, et harjutamine teeb meistriks. Ma ei ütle teile, ma leiutasin ühe väikese nipi, kuidas on seda natukene lihtsam teha. Ikkagi tegelikult ma tegin täpselt nii, nagu ma siin kirjeldasin, aga on üks väike, võib-olla eks igalühel tulevad omad nipid, aga väga soovitan proovida. Väga äge kogemus. Nii. Räägime siis taastamisest, mälu taastamisest, aju võimekuse taastamisest ja pikaajalisest aju kaitsmisest. Kokkuvõtte eelnevalt räägitust, kuidas me siis saame kaitsta oma aju aastakümnete vältel, et ka vananedes me aju töötaks maksimaalselt ja maksimaalselt kiiresti, maksimaalselt efektiivselt ja aju töövõime ei alaneks. Ja kogu siis see Zoomide seeria, mida me siis oleme teinud läbi siis doktor Stacey materjali, on siis olnud, oleme rääkinud siis just mitte kiiretest lahendustest, mitte mingisugustest imemeetoditest, imedieetidest, vaid sellest, kuidas oma aju igapäevaselt toetada, mida me saame igaüks meist teha igapäevaselt selleks, et meie aju funktsioonid säiliksid aastakümneteks. Ja jõudsime siis järeldusele, et tänapäeva inimeste ajud on pidevalt ülestimuleeritud, ülekoormatud. Inimesed väga tihti ka täiesti teadmatult on sellises olukorras, kus see vastuvõetava info hulk on liiga suur ja meie aju ei saagi rahuneda, puhata ja ennast puhastada, kuna ta on pidevalt selles vastuvõtmise seisundi muutumisest ja muutmisest ja sellest, mida ja kuidas seda seisundit muuta. Sellest oleme me ka rääkinud. Saate järele kuulata või oma märkmetest vaadata. Ja tulemuseks on siis see, et meie ajud on kroonilises stressis ja liialt vähe on meie ajul võimekust taastuda. Ja see ei ole siis kindlasti mitte meie isiklik ebaõnnestumine, vaid meie keha bioloogiline vastus sellele tänapäeva reaalsusele. Ja loomulikult meie vaid saame seda muuta. Põhjust, et muutub ümbritsev reaalsus, seda muutust ei ole põhjust ootama jääda, aga saab siis teha ise samme, et sinu aju oleks tervem. Ja eesmärk oligi siis eemaldada igasugune häbitunne, kui mõned sümptomid, mida me siin kirjeldasime, mõned aistingud, mis tulid tuttavad ette, et ei ole põhjust kuidagi tunda häbi või mingisugust süütunnet. Eesmärk oli luua mõistmist, arusaamist ja anda ka siis praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid, mida siis ette võtta. Rääkisime siis sellest, et aju detoks ei ole ainult puhastus. Jõudsime siis järeldusele, et
aju detoks on eelkõige oskus, närvisüsteemi võimekus, mitte mingi konkreetne pill või toode, mida siis tarbida. Stressikeemia lukustab meie ajusse toksiine, rahulik seisund ja rahulik olek, see sümpaatiline, parasümpaatiline, vastupidi siis võimaldab toksiinidel vabaneda ja detoks toimub siis läbi signaalide, läbi vereringe. Alareguleeritud aju ei ole võimeline efektiivselt puhastuma, et isegi rääkisime ka sellest, et ainuüksi piisavalt pikk uni ei ole piisav, kui aju ei ole ennast lülitanud teise olekusse, siis ka unest ei ole abi. Aju põletikulisus ja toksiinide üleküllus põletik siis takistab kommunikatsiooni aju erinevate osade vahel. Toksiiniline ülekoormus aeglustab kognitiivsust ja meie toit, nagu me siis just rääkisime, võib siis kas toetada või olla ajule lisakoormaks. Paastumine aga toit toetab igati meie aju tervist ja võimekust. Mis siis tegelikult hoiab meie aju võimekana ja me räägime just pikas perspektiivis, me räägime aastatest, aastakümnetest. Ja need märksõnad siis on, kui me vähendame oma stressi, kui me parandame detoksit, kui me alandame põletikku. Nii et parandamine, siis meie mälu ja kaitse. Nii et me mitte lihtsalt ei tunne ennast paremini praegu, vaid eesmärk on see, et me säilitaksime oma kognitiivset võimekust ka tulevikuks aastateks ja aastakümneteks. On siis oluline vahet teha, et mälu halvenemine, kui keegi märkab, et ta mälu ei ole enam see, mis oli aastaid tagasi, siis see ei ole ainult seotud plakiga, mis siis ummistab veresooni või meie vanusega või ka geneetikaga, vaid see on aju võimekus olla kaasatud, adapteeruda, kohaneda ja ennast ise parandada. Ja aju kaitseb seda, mida ta kasutab. Et tihtipeale on meie ajud sellises automaatpiloodi režiimis ja näiteks täpselt seesama aju ülesanne samamoodi toimib ka igasuguste asjade õppimine, ka see, kui lihtsalt aeg-ajalt kasutada mitte oma dominantset kätt mõne asja tegemiseks, kas või hambapesu, vaid teha seda teise käega, paremakäeliselt, siis vasakukäeliselt vastupidi parema käega, minna kooli, trenni, tööle, kuhu iganes teist teed pidi. Need on kõik sellised väikesed tegevused, mis siis hoiavad aju aktiivsena, kaasatuna, loomulikult ristsõnade lahendamine näiteks. Ja pikas perspektiivis siis kaitsevad meie aju. Ja kuidas siis parandamine tegelikult aset leiab? Pikaajaline aju tervis sõltub 3 faktorist. Esimene on siis toetav sisemine keskkond läbi toitumise, efektiivsed signaalid ja hästi toimiv vereringe, jätkuv neuroloogiline kaasamine, just see, millest ma rääkisin, aju aktiivsus, kaasatus ja eemalda siis sekkumine, häirimine ja siis suurenda vastupidavust sellises järjekorras. Ja kuidas siis LifeWave'i plaastrid? Ei ole nüüd plaastritest pikalt rääkinud, eelnevalt ühes Zoomis küll, aga
siin kokkuvõtvas osas siis taaskord selline väike ülevaade põhjalikum, kuidas erinevad plaastrid meie aju tööd toetavad, on siis leitavad meie eelmistes osades. Ja oluline on siis teada, et plaastrid ei ole mälu toetajad jutumärkides, vaid on just seda õiget keskkonna ja selle loomist toetavad ja aitavad. Aitavad siis vähendada stressisignaale, seda teevad siis EION ja X39, toetada vereringet ning aju hapnikuga varustatust. X49 on selles mõistes oluline. Plaastrid aitavad siis parandada rakkude vahelist kommunikatsiooni sellest, kui oluline on, et need signaalid ja see suhtlus toimuks. Sellest me oleme rääkinud nende seeriate vältel korduvalt ja korduvalt. Sellised plaastrid on siis Alavida ja Carnosiin. Parandada unekvaliteeti ning öist taastumist, kuna öine aju taastumistsükkel on kõige pikem, on see kõige olulisem. Ja seda toetavad siis Alavida ja Silent Nights. Ja kõik siis plaastrid, kõik erinevad plaastrid ja nende kasutamine loovad siis ideaalsed tingimused selleks, et meie aju saaks ise ennast parandada. Veel üks huvitav uuring, see uuring siis Jaapanist ja tehti siis Jaapanis, aga mitte kunagi ei jõudnud see uuring siis taaskord laia avalikkuse ette. Eks igaüks võib siis ise siit 3 punkti kohalt edasi mõelda. Uuriti siis 80-aastaseid inimesi, pikk uuring tervelt 8 aasta vältel. Inimesed olid erinevast soost, erinevas konditsioonis, mehed, naised, kuid neil oli kõigil üks harjumus. Nad kirjutasid käsitsi, mitte telefonis, mitte arvutis, vaid kirjutasid käsitsi pastakaga või pliiatsiga või sulepeaga paberile vähemalt 15 minutit. Ja tegelikult seesama käsitsi kirjutamine on meie aju just nimelt selle kaasamise seisukohast äärmiselt oluline. Sellest ma ka kohe täpsemalt räägin, aga seesama igapäevane käsitsi kirjutamine on väga hea harjutus. Näiteks päeviku pidamine, miks mitte ka siis tänulikkuse päeviku pidamine, kuhu siis igapäevaselt õhtuti kirjutada. Ja doktor Stacey nõuanne oli siis kirjutada ka nii-öelda tagantpoolt ettepoole, et kui te õhtul kirjutate, siis te alustate sellest, mis toimus õhtul ja liigute siis hommiku suunas. Ka see on väike ajutreening ja võid siis oma tänulikkuse päevikusse märkida need asjad, mille eest oled sa täna tänulik ja uskuge, igas päevas on asju, mille eest tänulik olla. Ja samamoodi sa võid kirjutada sinna ka sündmusi, asju, mis ei ole veel aset leidnud, aga mida sa soovid, et juhtuksid. Nii et kirjutada sinna ka oma tulevikku. Ja mida see uuring siis näitas? MRI uuring näitas siis midagi üsna ootamatut. Käsitsi kirjutamine sunnib aju koordineerima, paraneb motoorika, paraneb mälu. Inimene peab kasutama mälu kodeerimisvõimet, paraneb ruumiline mõtlemine ja see kõik toimub samaaegselt. Nii et nii lihtne asi, mis tänapäeval on kindlasti oluliselt
vähem kasutuses kui aastaid või aastakümneid tagasi. Mäletan, nooruses olid meil päevikud, salmikud, kuhu kirjutati, koolis kirjutati ju käsitsi vihikutesse tohutult. Ja samas olid ka kirjasõbrad ja kirjutati kirju, kirjutati postkaarte. Nii et need, kes tahavad, et nende aju oleks heas konditsioonis, võiksid käsitsi kirjutamise taas kasutusele võtta ja au sisse tõsta. Miks see kõik on oluline? Kui me kirjutame arvutis või telefoniga, siis aju kasutab neutraalseid ühendusteesid. Käsitsi kirjutamine aga aktiveerib 17 erinevat ühendusteed ajust. Nii et nagu ma ütlesin, siis kirjutades telefoni või arvutisse oleme me justkui automaatpiloodil, aga kirjutades käsitsi on see tõsine ajutreening. Ja käsitsi kirjutamine siis tõeliselt treenib aju sama erinevalt siis, kui me kirjutame ainult kogu informatsiooni telefonis. Katse näitas ka siis seda, et katsealused, kes käsitsi ei kirjutanud, kannatasid erinevate mäluhäirete all, erinevalt siis käsitsi kirjutajatest. Käsitsi kirjutamine hoiab meie aju tegevuses aktiivsena. Arvutis ja telefonis kirjutamine on aju jaoks aga paraku kahjuks automaatne tegevus. Ja käsitsi kirjutamine parandab siis aju võimekust ja samamoodi informatsiooni töötlemise võimekust ja kiirust, kui kiiresti on aju võimeline infot töötlema. Nii, ja selle seeria lõpetuseks siis viimane slaid. Doktor Stacey rääkis ka siis sellest, et kuidas siis toimuvad muutused ajus X39 plaastri kasutajatel ja nagu te kõik loodetavasti teate, X39 on siis mõeldud just pikemaajaliseks kasutamiseks, igapäevaseks kuude, soovitavalt loomulikult ka aastate vältel. Ja esimesed muutused ajus leiavad tegelikult aset X39 igapäevasel kasutamisel juba 3 nädala möödudes. Drastilised muutused aga leiavad aset 6 nädala möödudes ja seda siis kinnitab kliiniline uuring Brain Mapping, mis on siis leitav LifeWave'i back office'ist, resources'i alt on leitavad kõik uuringud. Aju ja mis siis muutub? Aju on koherentsis, signaalid aju parema ja vasaku poolkera vahel toimivad paremini, vähenenud on ärevusseisundid, alanenud on põletik, närvisüsteem on paremini tasakaalus, aju on võimeline paremini hoidma fookust, kõik need tänapäeva tähelepanuhäirete ja keskendumisraskustega lapsed, noorukid ja ka täiskasvanud. Väheneb aju udu, pea on selge ja aju üldine võimekus on paranenud. Nii et kõik see siis peale 6 nädalast X39 kasutamist ja see protsess ei lõppe. Nii et muutused toimuvad ka edaspidi ja jätkuvalt. Nii et
selline oli seeria aju tervise teemadel. Kõik osad on leitavad, kui mõni eelmine osa on jäänud vaatamata. Kõik osad on leitavad siis Elve grupist või Facebookist meie Plaastrid peale kanalilt. Aitäh teile kuulamast, aitäh neile, kes järgi kuulavad ja vaatavad. Ja minu soovitus on mõelda sellele kõigele räägitule, nagu me alustasime sellest, et me tihtipeale ei mõtle oma aju tervisele piisavalt, ei pööra tähelepanu väikestele märkidele ja neid märke ei ole vaja oodata. Selle asemel on vaja ja on võimalik iga päev midagi ette võtta, midagi teha, midagi muuta, kas oma toitumises, oma käitumises, oma elustiilis, oma harjumustes, lisada neid harjutusi selleks, et aju oleks terve ja parimas konditsioonis, vaatamata siis sellele, milline on vanus. Aitäh teile ja kohtume järgmisel esmaspäeval hoopis teisel teemal.